ei tea, mis selle kanaga viga on, aga tal on midagi jalgadega väga pahasti ja et ta saaks juua, siis ma pean hoidma seda näo juures kahjuks. Ta saab vitamiine, ta saab valuvaigistit, ta on eraldatud ja nüüd tuleb lihtsalt oodata, et äkki tal hakkab parem. Aga vaesekene oled, väike vaesekene oled. Täna on tegelikult esmaspäev ja lugu on selline, et mina lähen podcasti. Kaasas on mul munad Kristinale ja vaadake, meil üks kana on hakanud rohelisi mune tegema. See on üllatus mulle. Ma arvatsin keegi uutest kanadest. Oi, muuseas, peegel on kapi ees, ma ei saa. Mu video ei ole ka üles ja uploadid näiteks. No jah, küll ta läheb. Ma ei saa kapi kallal oma peegel ees. Ma te vaatan näiteks. Nii. Ma ei tea, ma pean midagi eriti luussi jalga panema, sest on nii valus jalgaga. Ma peame neid. Oi, see on väga kehva sul. Ma tean jah, aga pole hullu. Ühesõnaga, tänane plaan on selline. Käime podcastis ära, siis Märten tuleb järgi mulle, nagu te võib-olla mäletate, ma ükspäev näitasin. Tšau ka. Kas võti on autos või? Võti on autos. Okei. Ma näitasin, et mul oli see maja ees hunnik mähkmeid. Ja mähkmeid oli mul sellel põhjusel, et keegi kirjutas mulle ükskord Instasse. See oli päris jupp aega tagasi juba. Too, kuule, et kus sa järgmine kord mingit heategevust tahad teha, et ma tean ühte kohta, kus sa võiksid aidata. Ja siis kuidagi läks nii, et leidsime vahvad koostööpartnerid, kes olid nõus appi tulema ja lähme viime mähkmeid täna turvakodule. Nii, mina tahtsin üllatuda vlogis. Ullalla! Vaadake, meil on uus decor. Issand, kui ilusad tugitoolid. I love it. No nii, mõnus. Nii, meil on esimene episood juba salvestatud. Tanel siin natukene mässab mingi, ma ei tea, mida ta mässab, aga midagi ta mässab. Esteetikat. Ja nüüd kütame kohe teise episoodi peale ja siis tuleb Märten siia ja siis oleme mähkmejahile. Nii, podcast on salvestatud. Kuskil siin on Märten, kuskil siin on Ivari. Meil on kõhud Kristinaga nii tühjad ja me olime mingid huvitavad, kas mehed tõid meile mingit snäkki. Ma ei usu elu sees. Märten tuleb ainult aga alla mind. You crazy girl. Nii, ühesõnaga, süüa meil ei ole midagi, aga meie esimene punkt on hädalas tervisabi. Näete, mul on tegelikult auto. See on Kristina toodud kott, aga mul on auto tegelikult juba mähkmeid tuugalt täis. Aga tervisabist saame juurde, siis Prismast saame juurde, A1000-st saame juurde ja siis lähme viime. Pead ulguma oma filmi. See ei ole laulmine. Näete, kuidas on 3 aastat koosolekut ja siis mõjunud, ja siis me lähme... Ei mingit armastust, ainult sõim. Märten, ma üritan rääkida, kuhu me lähme. Ja siis me lähme väikelaste turvakodusse viima neile mähkmeid. Aga mul on kõht nii tead, ma olen vihane. Ma räägin, küll sina oled hea inimene siin, te vead teistele ja puha. No aga sina mulle süüa ei võinud tuua. Tead, et ma ei ole hommikust söönud. Ma ei tea, tavaliselt süüte teinevalt seal, teete ma paha. Ei ole midagi. Nii, esimene samm peatuda Prismas. Ja Prisma andis meile mõned kinkekaardid, mille eest me peame ise siis need mähkmed välja valima ja ära ostma. Nii, et kõigepealt infoletti. Nii, Prisma mähkmevalik on massive. Minu ainuke point on see, et mul on vaja püksmähkmeid, mitte tavalisi. Ma sain aru, et beebidele on neil olemas. Aga ma ei tea, aga vaata, siin on nagu need baby fit pidid olema soodsad, vaata. Ja neid me saame väga palju Türgis tehtud. Need, mida meil auto täis on, ongi meil praegu 12 kilo või midagi. See ongi 4-9 näiteks, see oleks siis hea, sest need on juba suuremad. Ja 4-9 on sündinud kuni mingi päris aga ta ütles vastsündinud jumale neil oli. Ja samas mõni laps on ka 2-aastaselt ka 9 kilo. Jaa, 9 kilo on kindlasti suurtele. Ma arvan, võtame erinevad. Võtame neid väiksemaid ja siis võtame neid suuremaid ka.
siin on ju, kuule, näed. Okei, need on mingi korduvkasutatavad, neid ma ei julge neile viia, kes neid seal viitsib tegeleda siukse asjaga. Nii, 10 pakki on siin nüüd neid, sul on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahah, aga sa võtsid 6 pakki või? Võtsin, no? Jah. Ei võtnud ju. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okei, siis ma võtsin 6 pakki neid. Ja siis ma võtan. Nii, nüüd vaatame, et see kõik siin ümber ei kukku. Nii, oh. Prismast ma arvan, et on korralik kogus olemas. Aga see ei ole veel kõik. Me liigume edasi. Me korjame igalt poolt kõik mähkmed kokku, mis me leiame. See on see, mis sa valisid siis söögiks. Ei no ma võtan midagi suulast ka pärast poole, aga mul on praegu kõht nii tühi ja mul on ruttu snäkkenisit vaja. Lõksud suu vett. Ma pilt tasku. I'm so hungry. Nii. Mähkmed. Ma loodan, et meil kõik nüüd ikka ära ka mahuvad. Ja no juulad ikka mahuvad. Nii, nüüd me oleme siin Õismäel A1000 poes. Ma ütlen, kõik kogu aeg promood seda A1000 nii hullult ja mul on täitsa hea meel. Mul kodus meil nagunii süüa pole. Ja nemad lubasid heategevuseks anda 6 kasti mähkmeid, nii et lähme vaatame. Kõigut peale jääks. Nii. Märten läks mähkmekasti tooma ja vaadake. Kaisa Kuusnum kogu aeg kiidab, et siin on nii hea hinnaga need kuivatatud seemned ja asjad. Õunarõnged, I love it, I need this. Vaata, A1000-st nägin siukse asju nagu kooritud sihkad maitsega. No, esimene emotsioon. Esinemine. No, kuidas on? Mega head. On või? Ebareaalselt head asjad. Nii, ja viimane koht on terviseabi. Nemad lubasid ka meile anda 1 mähkmeid, nii et lähme vaatame, mis saagi saame. Nii-öelda lägi lihtsalt siis kirjutada. Et siis aastid jälgid. Nüüd on nüüd mingi hästi hea tallaga kindlasti ka siis huvitav. Aga mis probleemiga neid ostma peaksid? Väga vaatavad. Tõesti müüakse nii palju jalanõusid ja asju siin nagu. Aga need ongi nendele, kes on tihti jalgadel, vaata, miks tõdedele siukest. Nii. Kuule, aga see on hea küsimus, et kuidas me viime, vaata terviseabi andis salfakaid ka. Mis on eriti vahva. Nagu baby wipes. Jaa, baby wipes. See on eriti hea. Aga teeme lihtsalt külgede pealt uksed lahti kuskil. Tere, Karmen! Meie auto on nii puu püsti täis, aga tead, see on tegelikult hästi tore, sellepärast, et mingi tühja autoga oleks häbi head tegema minna. Nii et nüüd ma guugeldan kohe, mis selle turvakodu aadress on ja paneme plagama. Nii, vaadake, siin on meie saak. Kõik on ilusti kohale toodud ja teate, mis on väga hea uudis. Me saime teada, et praegu siin väikelaste turvakodus on, mis ütlesid, 1 laps või? 1 laps ainult, mis on väga hea uudis. Aga vähemalt kui siia kunagi, hoidku jumal, peaks keegi sattuma, ka väiksemaid, siis nüüd on meil tänu kõikidele headele firmadele suur hunnik mähkmeid ootamas. Nii et väga tore sidequest meie tänasesse päeva. Love it. Me oleme tagasi Mustika keskuses, sest et eile me ei saanud siit Kaup 24 poes seda koera sea, selle nimi on Platoo, ei. Platnoi. Ma ei tea, mis see on. Kaldteed. Ja siis ma mõtlesin, et see Elu24 pood on nagu siuke koht, et sa saad lihtsalt... Elu24 pood. Kaup 24 pood. Et sa saad sinna sisse minna lihtsalt ja osta neid asju, mis neil e-poes on, aga see ei ole teps mitte nii. Nii et nüüd ma tellisin selle ära. Ja me peaks sellised kätte saama. Ja siis me peaks kuskile sööma minema, kuigi meil on kõht sihkasid ja lahtist kommi täis, siis tahaks mingit päris sööki. Siin ei ole mingit söögikohti või? Nii, kuule, see tundub jube suur. Aga noh, parem suur kui väike. Ühesõnaga, mõtlesime, et siin on mingi jube hea hiinaka lõhn. Ja ma ei ole tegelikult suur hiinaka fänn, aga kõht on tühi.
ja ma ei viitsi nagu tegelikult kuskil istuda ka, ma tahan koju kaasa võtta ja kodus vitsutada üksinda voodis. Diarrhea me siit saame, aga... Muidu mul on kogu aeg diarrhea. Tulime sükksesse kohta nagu Chowking. Mina tahan Fantat. Siin on päevapakkumine. Meega nagu nauhti. Ja kuigi ma olen täna juba Prismas käinud, siis mina ei ütle kunagi ära võimalusest uuesti Prismasse minna. Äkki ma leian midagi ägedat. Ma juba leidsin. Vaata, kui nunnu komplekt. Mulle meeldib kõik lilla. Ausalt öeldes, mul oleks vaja siukseid kaste küll. Lihtsalt sellepärast, et ma olen kõik asi nii unorganized kuidagi. Ja ma mõtlesin näiteks just värvisima. Siis mingi pintslid ja asjad nagu teeks siukse kasti. Värvimise asjad. Paks siia sisse. See oleks hea mõte. Mul on need roosad kodus. Mõtlesin siukse sinise ja rohelise juurde. Vaadake, kui on need tassid. Kahju, et ma just ostsin endale roosad kausid ära, aga ma just mõtlesin, et mul oleks mingit asja veel, mille peale ma panen oma soola ja pipri ja see on ideaalne. Ja mul on kahju, et mul käru ei ole. Oh my god, vaadake neid. Mul on vaja neid. Mul on käru vaja. Palun vaadake. Siuke nunnu säilituspurk. Oh my god, mis ma nendesse panen? Nunnud tassid. Oh my god, mind tuleb välja visata siit Prismast. Ei, mul on midagi vaja. Seda mul on kindlasti vaja. Oi, ja seda ka kindlasti on vaja. Vaata, siuke on ka alla hinnatud. Oh my god, kui ilusad nunnud purgid. Aga mis ma panen sinna? Kas see on minu asi? Oh my god, I love everything. Ma pidin küpsise tuppa tooma, sest et ta Pepu on täiesti. Nojah, see on see looduses elamine. Jah. Peseta puhtaks, kammid ära, ajame masinaga kiilaks. Pepu karvad tuleb ära lõigata, see on suur tuustakas. Tal on ikka nii armas nägu. Jaa, sul on nii armas nägu, aga su Pepu on nii must. Nüüd me peame vanni minema, ma tean, et sa ei taha. Aga kas sa tahad räpase Pepuga olla? See ei ole üldse daamil, kui sa ära värise, kallis. Minu väike parukas on ta. Nii. Ma ei lähe Miriseaga koos toimunud. Ei, aga tee talle vann või kauss sooja veega võtta. Õuest tuleb tuua see roosa kauss. Ma panen ta praegu siia kaussi ja lähen toon õuest roosa kaussi. See roosa kauss on ära mökerdatud, aga... Saamaliselt. Kuidas teil nii bussi see Pepu on läinud praegu? See on see, kui õues saab hullata. Ma olen tal lõiganud seda ka. Ja ma tean, ennegi lõigatud, jah. Aga siin tal on teitse. Noh, nagu juuksed. No vaata, mis punsaka. Jaa. Nagu juuksed. Kuule, vaata, nüüd sa saad sinna maljuländi panna, et sa kogud juukseid. Ma kogu juukseid. Oleks mingit käär vaja. Ma kardan nagu, et... Ja äkki lõikad saba maha, on ju? Ei, ma saba ei lõika. Saba on tal teitse teiselt pool, ma ei taha nahka lõigata. Poesikine värisib. Juuksuris. Kes see on? Sea tagumikku sheivime. Enda aparaadiga. Ja, et endale enne soengu ära tegin. Verisea on. Tal on natuke pikaks kasvanud kõik ja bussi läinud seda. Abi, ma arvasin, see oli mingi viik või midagi. Mida sa arvasid? Mingi viik, noh. Viik? Nagu veek. See on küpsis. No, mina ei tea. Siit külje pealt ka. Siit teine. Jah, vaata, just jala juurest, et ta aidet ei saa. Mul on siuke tunne, nagu ma oleks Mirisead tussi silumas. Aga tead, ära muretse, ma teen sulle paremaks kõik. Jah. Esimest korda näen ta tissened. Aga näe, nüüd tagumik on siis selline. Oi, ilus pehme pepuke. Pehme pepukene. Ja just on siuke. Pehme tibukene. Mõtlesin, et ma näitan, mis asju ma ostsin siis sealt A1000 marketist. Ma otsin
kujatatud õunu, sest I love kujatatud õunad. Siis ma võtsin, mis need on, mis laastud need on, mandli. Ma võtsin pekaanipähkleid. Siis ma võtsin, mis need on, kurat, metsapähklid või? Ei ole peal kirjas ka, ma ei oska sõnu kasutada. Soolatud maapähkleid. Siis sellise hunniku neid seemneid. Mulle meeldib neid kasutada pasteedis, salatites. Igal pool need on head. Tõmbad lihtsalt pannist läbi korra. Ja siis ma võtsin kõrvitsaseemned. Sorry, mu aju jookseb täiesti kokku. Ja Märteni lemmikud olid sealt ühed sihkad. Ütle midagi, Märten. Mida? Need sihkad olid tõesti mega, mine Ukrainasse. Nagu, tegelikult lihtsam on A1000-sse. Ja, aga tõesti, see oli parim leid. Iga kord, kui Rokasse läheks, sõidaks A1000-st nüüd läbi, et neid saada. Kooritud sihkad, maitsestatud. Jube kaloripomm, aga jube head. Ja oli 2 head maitset. Üks oli see mingi krevettide oma. Seal oli mingi 6-7 maitset, ma lihtsalt võtsin 2. Ja krevetti oli mega hea, siis oli hea seda teist peale. Ja Märtenil oli hea mõte, et tegelikult salatite peale need oleks ka head. Ma ühte asja näitan teile veel. Mediron on meil podcastis sponsor. Siis ta saatis meile Pimpant mingid asju. Ja see on nõudepesuvahend. Niimoodi, et sa paned nagu pulbri siia sisse. Ja ma vaatasin, et see sobib nii hästi. Tead, kui raske on. Nii, et sa paned pulbri siia sisse. Ja siis sul on nõudepesuvahend. Aga ma mõtlesin, et värvid sobivad nii hästi meie köögiga. I will try. Ja vaatame, mis siis tuleb. Kuigi mul on nõudepesuvandid praegu ka. Ja neil on issand kui hea lõhnaga ja neil on hambapastad ka. Oh my god, kui hea. Ma sul nuusuta. See on, wow, see on Ameerika lõhn. See on mandlilõhn. See on nagu tõesti, vaata me käisime tikupoistes ükskord ja siis ma ostsin neid mandliküpsiseid. Ja. Täpselt sama lõhn. Ma hakkan praegu katlema, kas on üldse mingi vahend või see on söök. Muuseas, sellepärast ma ostsin neid mandlalaaste ka, ma proovid ise teha neid tikupoisi küpsiseid. No, mine nüüd sisse. Natuke pritsib. Nii. Ma eeldan, et terve pakk tuleb ära panna. Nagu tegelikult mõtle, kui hea, kui sul on lihtsalt kõik asjad sükestes pakkides. Sest et siis ei võta kapis ruumi, kui sul varud on. Mina olen siuke hoarder, ma meeldib, kui mul on kõige varud at all times. Nii, huvitav, kas ma pead sooja külma vett panema. Kirjas. Nii, no panen vett täis ja 20 sekundit tuli loksutada ja siis pool tundi oodata. Nii. Mõnus klaasist, see ka mulle väga meeldib. Oli palju 20 sekundit. Kurat, kes mul on uut kätepesuseppi ka. Äkki neil on, ma olen ka vaatan Medironi lehel. Lups, mul peaks nõud ka siis ära pesema, aga pärast pesen, siis kui vahend valmis on. Enne mõtlesin, et mul ikka on kiiremas korras vaja leida keegi, kes selle tehnoruumi ka korda teeks. Panin Instasse, kohe kirjutas minu mees, elame lähedal, tuleb vaatab üle, homme see on hinnapakkumise. Sest et ma ütlen, et külmad ilmad tulevad nii ootamatult ja meil on vaja kuskile oma jänkud ja merisead tuua, kui külmaks läheb. See ei ole nalja asi. Nii et siis on hea, kui see on kõik ilus, korras, mõnus, pehme. Aga nüüd ma ei teagi, mida on oma eluga teha. Mis meil veel vaja? Kanamaja peame tihaks tegema. Huvitav, kus need suured prügikotid on. Seda olukorda natuke teisiti, et kas sa nüüd saad ise juua või? Muidu pean hoidma, see on full invaliid jalgadest, ma ei tea. Aga eks ma siis käin ja joodan ja sõidan teda. Manuaalselt. On nii või? Mis sul juhtus? Ma rääkisin selle Robertiga, vaata see on see noor poiss, kes loomi kasvatab, on ju. Tema käest on muuses kanatult ka. Ja tema ütles, et äkki kukk on nagu sahminud teda palju. Ja kuidagi halvasti talle peale langeti, et kukk on meil küll suur jurakas, et sellest ei imesta tegelikult. Ma ju tean, mis me tegema peame.
nii . Pepa kinni püüdma . ma arvan , et las talle välja . ei . miks ? kas te nalja või ? ma ei jäta oma siga välja , kelleks sa mind pead ? kuule , lähme siga püüdma . noh , Pepa , tuppa mine . ära hirmuta teda , mine hästi . teab lihtsalt juba , et ongi jamas . Pepa , lähme tuppa . kelle sa vaba istad ? Pepa , lähme tuppa , lähme tuppa , lähme tuppa , lähme tuppa . jah , lähme tuppa . Pepa . kus kimab ? noh . Pepa , tule emme juurde . kas sa pissid või ? praegu on hea võimalus ka . ma ei taha , kui ta pissib , issand jumal . Pepa , lähme nüüd tuppa . või ei , ta vist lihtsalt pressib ennast vastu seina , ma ei saa aru . Pepa tuppa ju . Lähme tuppa . me ei jää õue sinuga siia . mina tean ta lõpuks . vaata , kui ilus soeng on meie Paulil hoopis . Pauli , ilus soeng ja vunts on sul no. . otse hüppab pähe sulle . noh , alandav on Pepa seda käia . Pepa . Pepa , sa ju tead , kuhu me lähme . Pepa , me lähme tuppa lihtsalt ja . mul läks meelest ära , et meil on searämp on autos . nii et ma otsin Pepale mingit snäkki ja siis . vaata , tegin käteta ukse lahti . nii kõva vend oled . on suur või ? jah , see on suur kallis . see käib . aga mõtle selle peale . saab isegi rekkasse ronida , kui ta väga tahab . aga ma ei tea , kõik see siis . unts veel , osta eeselt kuradi . Kaup 24 . 24 midagi . aga ühesõnaga . ongi untsus või ? oi kui paha lugu . vaata . oi kui paha lugu . mis nüüd saab ? on täiesti katki ju . selle asemel , et neile kaevata , ma arvan , et tuleb panna kohe sinna kuradi petturite gruppi või ? Instagrami , vaata . minu tänane kogemus . ei tahaks üldse nimesid nimetada , aga ostsin on 20 või sealt kaup 24-st . äkki ikka kuidagi annab selle kinni panna ? no kuule , tegelikult on korras küll . nagunii siis siga pöördab sellega ära . nii , Miila , tule näita kuidas . näita neile , keda ma . kas see nii käibki või ? ma arvan küll jah . mul juba usaldusväärne . nii . noh , Miila , Miila , tule siia . nii . Miila , siia . tule siia peale . mis mul on ? Miila , siia . tule siia . no , põrsas on teki all juba . sul on vaja . kas sa oled takkinud ennast juba in või ? keegi on väsinud või ? kõik on väsinud ju . jah . väsinud . me ostsime sulle kaldtee , tahad näha ? tule vaata . mul on snäkki . snäkid siia peale . nii , tule . trepi pealt , siis ta peab järjest sööma . Pepa , tule vaata . kukkus nüüd sinna alla . Pepa . no nii . tule vist ju maitseõun . no mul on siin üleval muid asju ka . kommiga peab meeldima . tule , Pepa . kanakebaabiga . Pepake . oh jah , tõesti , ma panen siia lihtsalt all over kaldtee peale . lihtsalt see . tubli , Pepa . tubli notsu . kes see on , emme tubli notsu ? ma ütlen , ta on 10 korda Miilast targem . ju sa ei pea ütlema seda . Pepa . tule , tule . viskan sulle veel natuke sinna . ma pean terve selle tee ääristama kanakebaabiga . ja ühe pataat . lõpuks see ka . mis asi ? oota . ta peab otsast pihta hakkama . ja siis ühel päeval me neame ennast . ja . tal see rämp siin on . vaatan , üks päev on ta selle lohistanud endale rõdule ja siis üle rõdu piirab ära põgenenud . nii .
ma ei viitsi seda telefoni siin forever hoida, nii et kui järgmine klipp on see, kuidas Pepa on siin voodis, siis on ja kui ei ole, siis ei ole enam. Kes on tubli Pepa? Kes on tubli Pepa? Ma kuulsin oma vaimu silmas, et hakkas kusele ja siis ma kujutasin ette, kus see kusi lihtsalt voolab vaiba peale praegu. Ei, ta ei hakanud kusele. See oleks mu õudel kuna nagu. Ta ei hakanud kusele, küll aga ta on rambi peal. Noh, ma räägin, intelligent. No kui me oleks Miilale pannud ka niimoodi kanu peale. Ta ei tuleks, usu mind. Davai, kihlvedu, proovime. Me võime kanad sinna panna, ma ütlen, mis Miila hakkab tegema. Ta hakkab selle käppadega kõrval niuksuma. Ei, mina usun temasse. Ei, aga teeme, vaatame. Anna mulle. Ei, mitte kihlvedu. Tule Peppa siia. Pepa on voodis, Pepa on voodis. Ja õues karjusid, nagu me tuleks siin tapma, onja. Aga kes nüüd on meiega voodis? Nii lõbusalt, jah? Kes on? Pepa, kuule, ma nüüd lõpetan blogi ära, ütle kõigile. Head ööd. Ütle midagi. Head ööd. Oota, lõpetame sellega, kuidas Miila juutsub ja üritab siia peale tulla. Okei, kui sa nii väga tahad. Asenda siis sisse. Aga meil ei ole kanu. Nii, tuleb. Miila, vaata, kuidas Pepa liigub. Vaata, Miila, mis Pepa teeb. Ja tee sama moodi. Miila, mine mööda kaldteed. Mine mööda kaldteed. Pepa lükkub kaldtee maha. Okei, tšau, Pepa. Tšau, Pepa. Lähed alla või? See you later, alligator. Mina usun sinusse, Miila. Mina usun sinusse, jah. Mina usun. Miila, ütle sina kõigile. Head ööd. Igatahes mina lõpetan selle tänase esmaspäeva õhtu küsimusega kõikidele naistele. Ja minu küsimus on selles, kas see on nagu universaalne kogemus, et mehed ei näe. Nagu täna Märten ütles mulle, kus on suured prügikotid? Et me just, kui me käisime ehituspoes, et siis ta mäletab, et ma võtsin, et jah, et seal sahtlis, kus kilekotid on. Ma vaatasin, seal ei ole. Ma olen kööki, avan sahtli, kus on kilekotid, kus on ka siis see suur prügikottide rull. Ta oli, mis see on kilekottide sahtel või? Ma ei teadnudki. Ma olen alati sohvrist otsimas käinud kilekotti. Okei, nii. Nüüd olen mina siin üleval, et kuule, et kui sa läheks kanu kinni panema, et kui sa tuled, kas sa viitsib mulle klaasikese roosat veini tuua? Tuleb üles, toob mulle pokaali punast. Ütlesin, et okei, et see on ka fine, et aga ma tegelikult küsisin roosat. Siis ta nagu, seal ei ole roosat. Siis ma olen väga kindel, et seal on roosat. Ma olen nagu 99% kindel. Ma vaatsin kõik pudelid läbi, seal ei ole, ma vaatsin kõik pudelid läbi veinikülmikust. See okei, ma lähen vaatan. Või paksin endast kahtlema. Lähen alla, avan külmiku. Täpselt seal kohas, kus ma teadsin, et see on. Et ütleb mulle, see ei ole roosa vein. Vaata seda, see ei ole roosa vein. Peal on kirjutatud Rosato. Siis toimi, sa oleks võinud öelda, et see Rosatot. Oh my dear lord. Dear lord. Aga noh. Ma siin istun siin ja laudin oma Rosatot. See on natuke kange. Oi. Aga võt. Ma ikka lõpuks näitan natuke Pepat ka. Kas ei ole mitte naljakas see, et kui Pepa on õues, siis ta kohtleb mind nagu ma oleks mingi viimane värdjas, kelle eest tuleb ära joosta, keda ta pole kunagi enne kohanud. Nüüd tuleb tuppa ja siis ta on minu väike Peepukene, minu väike nonnu baby. On ju? Jah. Okei, nüüd head ööd. Bye!